Kvantüleminek toob endaga kaasa tohutu hulga kiireid muutusi. Ja muutusi ei tohiks mitte karta, vaid neid on vaja hoopis hakata armastama. Nendes on vaja osaleda, neid on vaja teostada, nendes on vaja elada. Nende üle on vaja rõõmu tunda, rõõmustada kõige üle, mis toimub, rõõmustada muutuste üle. Kui õpite rõõmustama muutuste üle, siis teie ellu tulevadki rõõmsad muutused. Kui muutustest tuleb teile ette midagi mitte just eriti rõõmustavat, siis teadke, et see on õppetund, mida kosmos sulle annab. See on Jumala keel, mis ütleb sulle, et oot, sa oled valet teed, sa teed valet asja, sa ei tegele sellega, millega peaksid, sinu mõtted pole õiged ja sa avaldud selles maailmas nii nagu ei peaks, kuigi sa tegelikult arvad, et tegeled vaimse arenguga, vaimse kasuga. Ja mu sõbrad, see oleks nagu väike ninanips probleemile. Ja see ninanips ongi see, mis annab inimesele võimaluse peatuda ja järele mõelda, kuidas ma tegelikult elan. Miks see just minuga juhtub? Ja kui inimene leiab miksidele vastuse ning tunnistab endale seda probleemi, siis see probleem leiab lahenduse. Probleeme on vaja hakata armastama, peab rõõmustama, kui nad ilmuvad. Nad teevad teid tugevamaks, nad teevad teid targemaks. Tänu probleemidele te hakkate otsima lahendusi ja arenema. Ja siis saabub aeg, kui te saate nad väga kergesti lahendatud. Ja jõuda sellisele elutasemele, kus neid probleeme enam üldse ei eksisteeri. Ja see on ju suurepärane. Nii et tänu oma probleemidele te muutute paremaks, muutute tugevamaks, muutute võimsamaks. Hoides endast valguse jõudu, energiajõudu ei saa teid mõjutada ega teile mõju avaldada. Ja isegi kui mingi programm kerkib üles meie seest, meie alateadvusest, siis on see programm nõrk. Valguse jõud ja teie teadlikkuse jõud neutraliseerivad selle ning te jääte rahulikuks, valgusega täidetud ja tasakaalukaks. Kvantüleminek puudutab kõiki, usute te seda või mitte, kõik kiirgavad energiat. Te olete kõik kiirgajad, nagu ma olen teile sellest korduvalt rääkinud. Te kiirgate seda, mida oma sees tunnete. Ja tänu kvanthüppele, sellele üleminekule ja tänu uuele ajaühikule, mis taas loob meie tundeid ja mõtteid üha kiiremini ja kiiremini, sellega te muudate maailma. Igaüks teist annab oma panuse oma tööga, oma suhtumisega, oma arusaamisega elust, oma suhtumisega teistesse inimestesse, ühtsusesse või eraldatuse seisundis. Igaüks annab oma panuse. Ärge kartke midagi, ärge kartke isegi neid inimesi, kes põhjustavad antud hetkel meie elus hävinguid. Teie olge sellised, nagu peaksite olema ja nemad järgnevad teile. Me päästame selle maailma ja me teeme kõik selleks, et päästa see maailm ja me päästame selle maailma ja me jätkame seda nii kaua, kui meile on määratud selles maailmas elada. See on meie töö ja selles seisnebki meie ülesanne ja me teeme inimkonna jaoks ainult seda. Ma tean kindlalt, et saab olema parem elu. Ma tean, et planeet läbib need raskused. Ma tean, et kurjus hävitab end oma kätega. Ta hävitab end ise. Ja meie vaimselt arenenud inimesed elame tervena, õnnelikult ja kaua.